Tere! Mina olen Annika ja näitan teile, kuidas teha väljamakseid palgapäevast erineval kuupäeval. Ja situatsioon on meil siis hetkel selline, et oleme arvestuskuus aprill ja arvestasime ühele töötajale puhkusetasu. Näitan ka teile siin töökatkestuste menüüs. On arvestatud töötajale Mari Maasikas põhipuhkust 8. aprill kuni 18. aprill. Vaadates kalendrisse, siis peaksime töötajale puhkusetasu välja maksma seaduse järgi eelviimasel tööpäeval ehk siis 6. aprillil. Ja lähmegi menüüsse väljamaksed ja väljamaksed. Ja nüüd selleks, et saaksime maksta palgapäevast erineval kuupäeval erinevaid tasusid välja, kasutame alati nuppu Uus väljamakse. Siin on siis erinevad valikud. Väljamakse liik näitab, kuidas on töötajale tasu välja makstud, kas pangakontolt või kassast. Tüüp näitab, millist tüüpi tasu me välja maksame. Praegusel juhul maksamegi töökatkestuste tasu välja. Aga siin on siis ka erinevad väljamaksed. Et palga väljamaksed on mõeldud siis kõikide ebaregulaarsete palga väljamaksete tegemiseks, et maksate näiteks ebaregulaarselt avanssi töötajale, lihtsalt maksate palgapäevast varem välja, et kõik sellised juhud. Avansi väljamaksed on eelkõige mõeldud regulaarsete avansi väljamaksete jaoks ja regulaarse avansi summa saab lisada töötajale lepingusse. Siin on veel kinnipidamiste leht ja siis on veel lisatasu väljamaksed ja lisatasu väljamaksed on hästi mugav kasutada, kui te arvestate töötajatele ühte tüüpi tasusid. Näiteks arvestate kõikidele preemia ja nüüd saategi korraga kõigile selle preemia välja maksta. Praegusel juhul siis me ikkagi maksame välja töökatkestuste väljamaksed. Ja töökatkestuste liiki me võime valida, võime mitte valida, et kuna me arvestasime tegelikult praegusel juhul ainult põhipuhkust, siis kui meil oleks nagu erinevaid katkestusi mitmeid, et siis me võiksime valida, et just see põhipuhkus on see, mida me välja maksame. Aga praegusel juhul võime jätta selle valimata. Mariga on sama lugu, et me võime Mari valida, võime mitte valida. Et kui meil oleks 10 töötajale puhkus arvestatud, välja tahame maksta ainult ühele, et siis me võiksime valida siin konkreetselt selle Mari. Koos netosummadega näitab seda, et kas tasul tuuakse kohe netosummad välja või me siis ise avame pärast detailid ja salvestame ja siis tuuakse see netosumma. Ja kui me siit salvestame, siis tehaksegi valmis tänase kuupäevaga väljamaksuleht töökatkestuste tasule netosummas. Kui me siit avame detailid, siis me näeme ka, et ilusti põhipuhkuse tasu on siin välja makstud ja kuupalk jääb veel välja maksmata. Ja see töökatkestuste tasu, mis ennem oli osaline siin välja maksmata tasude hulgas, liigub ilusti üles välja makstud tasudesse. Ja oluline on siis teada ka seda, et DST-le tuuakse summad väljamaksu kuupäeva järgi. Ehk see puhkuse tasu leiate juba aprillikuu DST-lt aprillikuupäeva järgi. Mina tänan! Kõik meie juhendid on meie kodulehel www.merit.ee. Sealt leiate ka meie klienditoe kontaktid, kes on teile alati valmis abiks olema.